diisel on 2,3. Guten Morgen või pigem peaks ütlema täna hommikul Buongiorno Sviitseria. Sellepärast, et nii kummaline nagu umbes 100 kilomeetrit enne Itaalia piiri ja kõik räägivad siin juba itaalia keeles. Ja isegi poesildid, kõik asjad on itaalia keeles, kuigi tegelikult me oleme veel Šveitsis. Hommikusöögiks muna, millel on raamaisi juures, aga väga hea kollane muna on. Kuna me kohvi joo, siis me sööme neid kuivikud lihtsalt moosiga, moosisaia pähe ja lisu. Appi, siin on teletupsud telekas, saksakeelsed. Mina olin väiksena alati po. Mäletan lasteaias, kirjuta kommentaaridesse, kes sinu lemmik oli. Tahtsime sealt üles minna, aga meil on nii nibin-nabin, kas auto mahub või ei mahu. Vist ei hakka riskima, pärast oleme kuskil 2 kivi vahel kinni. Tõnnu otsustas riskida. Ma valetaks, kui ma ütleks, et mu käed pole higised. Ja süda ei väriseks. Sa ära kuula seal mu juttu. Jah, aga sa pole nii harjunud neid sõitma ju. Ikka on veits kõhe. Siin õnneks on juba laiem. Tere tulemast Itaaliasse! Itaalia! Nagu tossupidu. Oled tõesti pilve sees? 1320 meetrit ja muidu peaks vaade olema päris uhke. Aga no, oleme õnnelikud, vähemalt tuli päike ikkagi välja, sest peaks olema kole ilm. Ja see on tõesti just parim mänguväljak, parim asukohaga. Pilve sees. Nii kahju, et me seda vaadet ei näe. Siin on kõik need mäetipud. Üle 4000 näha. Lago Maggiore, Torino, kõik peaks olema näha. Sina ja mina kohtumispaik on seal, kus oled sina? Näe, siin on Šveitsi pool siis. Ja oota, ma nägin kuskil Itaalia lippu. Natuke läheb selgemaks. Kuule, aga kus ma just nägin Itaalia lippu? Kuskil just nägin. Mis sa seal leidsid nüüd? Itaalia lipp. Vaat siin ma seda nägingi kaugelt. Korra läks selgeks, aga nüüd tuli jälle pilv tagasi. Pilve sees on külm, ilma pilveta oli täitsa okei. Üleval oli igal pool hullud turvaväravad. Ja siin siis selline suvaline aed, kust igal laps vupsab läbi. Aga no nii kõrgel tõesti mängimas pole kunagi käinud. Kunagi sai siia üles köis raudteega ja siin on selle mootori järgi, aga ülejäänud kõik see maja. Kõik on ära lammutatud. Meie kivihuvilistel oli see kalju sein ka huvitav. Millised mustrid ja kivimite liikumised on kunagi toimunud. Nii kihvt. Mulle väga meeldib võrrelda, et erinevates riikides milline mäestik ja millised mäed on. Et Islandil olid hoopis omamoodi, Iirimaal on olnud hoopis omamoodi, Horvaatias on täiesti erinevad. Ma käisin just seal põõsa taga pissil ja ma arvan, et see on mu lemmikvaatega koht, kus ma olen kunagi pissil käinud. Kas tundub? Nagu munavägi. Nad leidsid siin mänguväljakul mingi hunniku paberläigivaid tähekesi ja nüüd otsivad neid. Ja me täiskasvanud lihtsalt vaatame siin mingit mõtetut vaadet siis. Jah, täiesti mõtetu. See on isegi ilusam kui peldik põõsav ilus, ma olen täiesti aus.
Njam. Njam. Ma olen elus ainult väga rituaalselt pitut saanud ühest bussijaamast. Loodame nüüd head elamust saada. Aga mul oli küll hea elamus, sest et ma terve aja, kui me seal pitsat ootasime, rääkisin omanikuga juttu. Ma ei ole, ma arvan, 10 aastat, okei, ei ole nii kaua, aga noh, ma ei ole ikka väga pikalt itaalia keelt üldse rääkinud, nii ma olin täiesti hämmingus, et ma sain kõigest ilusti aru, lihtsalt mõned sõnad jäid kurku kinni. Sellised elamused ongi siis, kui ilmselt nendes kohalikes külades käid. Me läksime ühte väiksesse baari lihtsalt sisse ja ma küsisin, et kus siin parimat pitsat saab. Ja siis ta juhatas meid sinna ja see oli nii väike koht, et ainult takeaway'd sai võtta. Ja ma kahjuks, kaamera oli minu küljes kogu aeg või noh, minu taskus. Et Tõnno ei filminud miskit, aga ühe foto tegime mälestuseks. Mul on juba Itaaliast süda nii rõõmu ja kodutunnet täis. Me oleme jätsiootsingutel Como järve ääres. Influenceri elu. Ei saa isegi raus jäätist süüa, ainult pildistada. Nii, aga tegelikult meil oli plaan võtta siis õiget gelato siit, aga kahjuks ei olnud veel. Tule ikka veel, siis kui hooaega pole. Lähme katsume selle kuulsa Como järve veega ära. Kuidas on? Eesti merevesi ikka suviti. Suvel või? Ja siis kannataks ujuma minna. Nagu ikka. Üks mees läks ees ja teised muidugi kohe järel tahavad ka katsuda. Baari on kusagil ees ja 10 kildi kaugusel ja me lihtsalt venime. Ja Tõnno on ta nii väsinud täna sõidust. Tegelikult oleks tahtnud Como järve äärde jääda, aga kuna meid oodatakse, siis me ei tahtnud pettumust valmistada ja ikka proovime ära kimada. Selle viimase sõna eest ma sain nüüd peapesu. Me ei kima siin midagi. Midagi. Jumala auldada. Mingi auto on ees mina. Mamma mia! Mamma mia tõesti. Kuna meie lapsed on ekraanivabad, meil ei ole mitte ühtegi ekraani kaasas, siis need kaasa võetud reisimängud on küll ikka väga asja ette läinud. Siin jälle käib kaasas kantava karbiga pingviinimäng, mis on erineva raskusega pisipriililaum. Neid niisama poisid saavad juba teha õpetuse järgi. Ja siin on meil automäng, mis on metallkarbis, saab valida erinevaid autoteid ja siis autod radadele panna. Mul on need ära lamineeritud ja siin on nagu stardipunkt, kuhu pingviinid tuleb asetada erineva raskusega. Värvused näitab ära, mis raskus on ja siis tuleb paigutada need jääkamakad siia kõrvale. Samad tüüpi juhis on siis ka nendel autoomadel, et tuleb paika panna mingid uused või takistused ja laps peab leidma viisi, kuidas need paigutada kõik, et siin radadel ilusti oleksid ja ilusti klõpsti, karp kinni ja võtab vähe ruumi, väga mugavad ja neid on erinevatel teemadel meil lapsejaoks.ee lehel olemas. Saab valida vastavalt lapse huvidele ja raskusastmed on samuti erinevad. Sõitsime planeeritust kauem, aga lõpuks tulime ikkagi, teeme Petsuka peatuse. 2-3 diisel või? Diisel on 2-3. Šveitsis oli odavam, jah? Siin on mingid erinevad. Super pluss super. Itaalias nad tangivad ise auto sul ära. Pesi meil klaasi puhtaks ja maksame autost ära ja võime minna, aga tegelikult ikka teeme sirutuspausi ka. Kodust kaasa võetud snäkke veel kaasas ja no need on siuke hitt, kõik tahavad, aga kellelegi ei anta.
Need on sellised bataadikrõpsud, mõnusad krõbedad ja meile kõigile väga maitsevad. Ei võta minu omasid ära, ikka lapse jaoks .ee. See on juba Itaalia kodutee minu jaoks. In summer we do something like that. Io? Ora lo faccio io, guardiamo un po', Cioè lui praticamente il suo lavoro Io lavoro. Sì, in cassa. Io lavoro, lui no. io Now you come with me. Steven Spielberg. Transition. Quando eri piccina. Esatto, sì, uguale. È cambiato? Cos'è cambiato? Ma non c'è più praticamente.